Eestlased ei ole kõvad tegijad ainult rallimaailmas, vaid ka veemotos. Meil on nii Euroopa meistreid kui ka isegi maailmameistreid, kuid vaatamata sellele räägitakse sellest alast üllatavalt vähe. Miks see nii on? Kohe sellest aga lähemalt rääkima hakkame. Ja, tundub, et meile vist meeldib omaette nokitseda, aga teha asju hästi. Et tegelikult on ju meil staare küll, et on Stefan Arand, kes on esimene F1 piloot meil ja nüüd ka etapivõitja. Samuti ma ise olen võistelnud juba 8 aasta profina GP1 klassides. Ja ütlen, et vaikselt tuleme sinna pildi juurde. Spordina ta on üliäge, on ka noori ja kui vaadata tiitlivõistluste arvu, siis on tõesti küsimus, et vau, kõige rohkem medaleid üldse spordialadel Eestist. Et tundub, et müüb ainult see, et kui sa teed tõesti midagi kas täiesti totaalselt, näiteks kui sina liitusid LeBron Jamesiga, piisab kõvast NBA nimest, et siis on nagu meedia kohe kirjutamas, et ei piisa sellest, et sa oled maailmameister näiteks. Jaa, ega see tiitel omaette on üks asi, aga see ala populaarsust kasvatada, see on omaette asi, kuigi nüüd see aasta jällegi proovime midagi uut, et kutsume kõiki noori proovima masinaid, et on suvel meil planeeritud siuke avatud uste päev, et tuleb hoida silmad lahti siis meie kanalitel, et saaks inimesed maigu suhu, mis asi see jetisport on, mis see paadiga sõita on, et kui ära ühe korra proovid, siis ütleb nii, et võtab näpu ja võtab käe ka, et oled kohe fänn. No olgem ausad, ega kõrvalt paistab see päris ekstreemne, et noorena niimoodi tulla kohe võib-olla ei ole kõige julgem samm. Tead, meil on üllatavalt arv isegi noori ja võimalusi, et noorteklassid alustavad seal juba kas 10-aastaselt isegi saab võistelda ja trennis on meil veel nooremaid. Ehk siis väiksematel on väiksema võimsusega masinad, meil on vestid, kiivrid seljas, kõik on turvaline, meil on head treenerid, et pigem on põnev ja lapsed saavad just selgeks väga siuksed toredad alustalad, millega elus edasi minna, et mida tähendab spordi tegemine ja vastutus ja ka oskus näiteks ujuda. Ehk siis pigem on ta hea elukool kõigile. No kust peaks noor alustama, kui ta soovib veemotoga tegelema hakata? Kõige lihtsam vast ongi meil siis, kui tulla siukestele avatutuste päevadele suvel või siis käia mõnel võistlusel vaatamas. Et tuleb vaadata meil Eesti Veemotoliidu kanaleid, et seal on kalendrid ja asjad olemas, et kui oma silmaga on nähtud, siis seda parem on. Või siis võib ka täiesti jälgida mõnda meie sportlast, kus siis on samuti näha, millega tegu on. No tavaliselt on ju see, et tore on ju vaadata küll neid, aga kõik teavad, et see toredus maksab. Et kui palju tegelikult veemotospordiga tegelemine üldse maksma läheb? Eks me püüame seda võimalikult kättesaadavaks teha, et sellised esimesed proovid ja asjad oleks, et inimesed saaksid aru, kas see üldse sobib lastele ja kas see sobib nende juurde. Aga see sport nõuab pere ühist huvi, midagi koos teha. See on ideaalne võimalus, et tulebki lapsevanem ja laps koos, midagi saavad koos ehitada ja käia võistlustel, et enamus on meil niisugused peremeeskonnad, mis liidab neid kindlasti, aga see vajab jah ühist pingutust ja see summatesse oleneb, mis võistlusklassi sõita ja nii edasi. On ka klubisid, kes annavad masinad ja saabki käia nii-öelda lihtsalt trennis ja aidata siis kas mingi hoolduse või asjaga, et on lahendusi erinevaid. Et veemoto ei ole ainult kiirus ega adrenaliin, vaid see on pigem selline elustiili küsimus. Kindlasti, nagu ka purjetajad, kes armastavad vett ja kiirust, et ma arvan, et suur pluss meil selle ala tegelemise juures on see kogukond, kes meil tõesti on need inimesed, kellega koos me saame reisida üle maailma, käia võistlustel, et see on väga kokkuhoidev ja igal uuel inimesele antakse nagu suur tugi ja tuuakse teda siia sporti ja hoitakse. Et see kindlasti motiveerib edasi tegutsema ja annab niisugust lisaenergiat, et meil on niisugune äge punt inimesi, kellega koos saab tipptasemel võidu sõita ja teha sporti. Ja siin on meil ka siis veemotosimulaator, kus saavad lapsed proovida siis ennem veele minekut, kuidas see paadisõit on, katsetada siis rooli ja ka gaasi ning lisaks ka testipäeval on siis see kalda peal olemas, et kes saab vee peal proovida, saab ka kalda peal natuke harjutada. Nii et kogu vajaliku info leiab Veemoto kodulehelt? Kodulehelt võib ka meile Instagrami kirjutada, võib mulle otse kirjutada, ehk siis meil niisugune kodukootud süsteem on, kõik on teretulnud.